On öeldud, et on suured valed, väikesed valed ja statistika. Ja öeldud, et ennustamine on tänamatu töö. Aga siiski me vaatame tihti ilma teadet, ilma ennustust ja meile meeldib öelda, et see on ilma prognoos. Meie Erglis teeme ka prognoose ja üks nendest tööriistadest, mida me ei loe tänamatuks tööks, suudame välja arvutada üsna täpselt vajaminevaid koguseid. Erkli uus müügiprognoosi rakendus ja sellest tuleb rääkima meile Gregor. Tänan, tere päevast. Ega veel tutvunud ei ole, siis minu nimi on Gregor Lukas, olen projektijuht Erkli majandustarkvaras ja tulin rääkima siis meie uuest lahendusest müügiprognoosist, mida me siis tegelikult globaalselt juba oma klientidele täna pakume. Kuidas me sattusime üldse selle teema otsa on see, et viimastel kuudel oleme saanud üha rohkem küsimusi oma klientidelt üle maailma seoses müügi ennustamisega. Ja teada on, et see on kaupmehe jaoks üks olulisemaid edukäri aluseid ja kättesaadavad vahendid müügiprognoosimiseks on aina enam otsitud infratuur nii jae kui ka hulgimüügiga tegelevates ettevõtetes. Ja seda just Erkli laoplaneerimise kontekstis, kus eesmärgiks on pidev optimaalne laoseis. See tähendab välistada siis suuri laojääke ning laopinna ebavajaliku korvamistoodetega, mis on teatud perioodidel ei müü ning vastupidist olukorda, kui ei soovita kogused puudujääk ning sellest tulenevaid kaotatud müüke ja kliente. Ja nende kerkinud küsimuste ja nende tagasisidede põhjal ja nende arvutuste käigus siis me oleme aru saanud mitmetest probleemidest, millega prognooside tegemisel täna siis üldsus kokku puutub. Esmane kõige suurem pudelikael on see, et müügiprognoos eeldab suurt andmehulka. See eeldab manuaalset töö tegemist, tihtipeale tuleb tõsta ja vajalikud andmed Exceli tabelitest või teistest süsteemidest kokku üheks suureks andmehulgaks, millest siis tuleb peenutada näiteks duplikaadid. Ehk siis on vaja teha tööd veel andmekvaliteedi osas, tuleb parandada kohad, kus teatud info on vale ja nii edasi. Teiseks, iga mudel, mida kasutame siis selle andmehulga prognoosimise aluseks, on alati või tihtipeale ühekordseks kasutuseks ja seetõttu meil ei ole võimalik neid laiendada järgnevateks kasutusjuhtudeks. Ja kui me räägime müügiprognoosist, siis me räägime andmed, me räägime statistikast, me räägime ökonomeetrikast ja mis tähendab, et täna turul olevat enamus siis aplikatsioonid suudavad anda lahendusi ainult konkreetsetele omale ekspertidele või andmeanalüütikutele. Nii et me mõtlesime nendele probleemidele ja kaasasime oma meeskonda inimesed nendest küsimustest meile abiks saaksid olla. Andmeanalüütikud muidugi nii siit Tallinnast kui ka mujalt Euroopast ning Põhja-Ameerikast, et saada erinevaid ideid, kuidas lahendada seda olukorda. Ja andsime siis ülesandeks koostada siseandmetel baseeruv müügiprognoosi mootor eesmärgiga võimalikult täpselt ära näha koguseid tulemusi ja trendi olenevalt, kas tooted on uuendud läbi müügiga või mitte, aga ka tsüklilised müügid, mille tõusud ja langused ei ole seotud mingi konkreetse ajavahemikuga
kalendris. Aga lisaks me tahtsime siis ära näha ka meetodeid, kus võetakse kindlasti arvesse ka pühade liikumisi. Me andsime neile ette ERP-i struktuuriga müügiandmed, aga koostöös oma pilootklientidega me suutsime kaasata sinna sisse ka andmed teistest süsteemidest, mis tegid selle ühest otsast tegid selle lahenduse tegemise keerulisemaks, kuid nad andsid meile väga hea sisendi, kuidas üks või teine andmesisend siis võiks seda prognoosi mõjutada. Ja nemad siis need andmeanalüütikud vastasid ideega kasutada selleks masinate võimekust. Ja mille ideeks on siis automaatne mudelite genereerimine meie sisende andmete põhjal. Ja siis juba selle mudeli põhjal me suudaks nagu ära näha konkreetseid prognoose. Ja koostöös siis me leidsime 2 meetodit ning panime need kasutajate jaoks tööle järgmises aplikatsioonis, mida ma teile siis kohe näitan. See peaks olla video. Ehk siis nagu iga hea prognoos, iga hea prognoos puhul, siis me alustame alati andmetega. Ja selle tööriista siis üks eelist on see, et see on automaatselt linkitud ERP ja andmebaasiga ning see andis ka väga hea sisendi võrdlusest teiste vanemate süsteemides olevate andmetega just selles kontekstis, et kuidas andmekvaliteet mõjutab tulemusi ning kuidas juba täna ERP-is olevad vahendid andmekvaliteedi tagamise võimalused siis panustavad heade tulemuste nimel rohkem kui need andmed, mida me saime siis oma pilootklientide teistes süsteemides. Ma siis võin näitena ära tuua, et ERP-is on olemas näiteks unikaalsed tootekoodid, mis siis välistavad tekkimise müügidokumentidele, mis võivad kindlasti mõjutavad nende prognooside tulemusi. Ja teiseks näiteks on kohustuslikud väljad, mis ei luba kasutada dokumente näiteks kinnitada ilma piisavat informatsiooni. Ja selleks võib olla näiteks tarnekuupäev müügidokumendil või tavapärane tarneaeg konkreetselt baasil. Ja teiseks me ära nägime, et tänu ERP-i iduväärtapile ei ole me müüdud toodete osas piiratud kasutama ainult müügidokumentidele olevat info, vaid meie käsitluses on müügitulemusi mõjutavad teised tunnused. Näiteks konkreetselt toote puhul on näiteks kas konkreetselt toote puhul on juba e-poe tootega või mitte ja kas konkreetne toode või hinnakirja alusel või kampaania korras. Lisaks annab ERP-i võimaluse teistele süsteemidele, näiteks e-poe lahendustele nii toodete kui müügide osas lisada lisatunnuseid, mida me saame samuti kasutada siit müügiprognoosis. Ja mõningatel juhtudel näiteks e-poe puhul, kui on selline rõõmus nagu kas toode või e-poes esilehel mõnda aega, siis näiteks mõningatel juhtudel määrab see just toote edukuse. Ja sinna nähtu jõudis tegelikult see ERP-i sisselogimine on just lihtsalt ja valida ära vastavat andmemaudid, millised asukohad ja nii edasi. Ja oodata ära siis, kuni info jõuab siis vastavasse maudisse.
nüüd, kui me oleme andmed edukalt üles laadinud, siis me siirduma konkreetsete meetodite juurde ja oleme sellest tublid olete statistikas või ökonomeetrias, siis võib-olla järgi info tekitada teise äranemisrõõmu või arusaamatust, aga mõlemad meetodid siis kasutavad või põhinevad seda andmestikul, mis sisaldab ühe ja sama objekti tulemusi arvestatuna kindlatel üksteisele järgnevatel ajahetkedel. Ja see idee iseenesest on väga lihtne, kui ma tean, mis toodet või kuidas eelmisel suvel ja sellele eelneval suvel, siis ma võiksin anda mingisuguse järelduse selle kohta, et kuidas ta võiks tulevasel suvel siis performida. Meie objektiks selle konkreetse lahenduse osas on siis müügidokumendi üldtoode ning temale seatud tunnused. Esimene tunnus või esimene meetod selleks on sarimakse meetod, mis on mõeldud just sessioonsete andmekohtade analüüsimiseks. Lisaks ta ei vaja palju andmeid ning väljundi genereerimine on oluliselt kiiremini näiteks sellest emmi puhul, siis selleks teiseks meetodiks. Ja kui sarimaks kasutab mudeli koostamiseks võrdlust ühe ajahetke ühte konkreetset tunnust, näiteks meie poolt siis toote üksikkogus, siis sellest emmi puhul on tegemist sisemiste närvipõlguga ja võib võtta arvesse lõpmata hulga tunnused ja joonistada mustreid juba nende kõikide tunnuste alusel nende endi vahel. Ning näiteks lisaks müüdud kogustele me vaatame ka hinda, kas toode oli andmehinnatud või mitte ja nii edasi. Seega LSTM-i puhul tekib seosid rohkem ja see võib seda väljundi genereerimist mõjutada just aja kontekstis ja see võib võtta kauem aega. Aga mille tulemusel siis näha ära, kuidas üks või teine tunnus või nende tunnuste kombinatsioonid siis tulemusi mõjutavad. Kui me läheme tagasi siia selle meie nii-öeldatud töömiste juurde, siis kui me oleme edukalt ära siis valinud meie mudeli ja üles laadinud siis vastavad andmed, siis järgnevaks sammu siis on valida konkreetne ajahorisont, siis kui kaugel soovime siis tulevikku näha ja mis etappides, kas meie huvitavad päevast, kõikumised, nädalased, kuised või isegi aastased, siis valida meie ette teha. Ja järgmiseks on siis filter. Filtri eesmärk on siis analüüsida mingi konkreetset koolide grupikategooria või siis asukoha järgi konkreetselt müügiprognoosid. Nii, viimane asi, mis siis ära tuleks teha enne kui müügi tulemise vaatama minnes, on konkreetsed regioonipõhised pühad. Need tuleb ära märkida nii minevikus olevate pühade puhul kui ka pühad, mis võiksid meid mõjutada tulevikus siis. Protsess, mida see lahendus ise nagu läbib, koosneb kahest osast. Esiteks ta õpib etteantud objektide, ehk siis meie puhul nende toote koguste põhjal ja nendele lisatud tunnuste peab hind ja nii edasi konstrueerima mudeli. Seejärel testitakse seda mudeli teatud automaatselt
leida vähim võimalik eksimusprotsent võrreldes seda müügiajaloo enda vastu. Teiseks, kui modelleerimine ja testimine on see mootoris ise nagu ära teinud, siis ta annab juba tagasi väljend juba tuleviku suhtes. Ja parim, miks kasutada siin juures masinõpet ongi see, et meil on võimalus vaadata erinevaid müügi puudutavad tunnuseid ja tõsta seejuures kasutatavate andmete hulka keerukust ilma, et täpsustus või mudeli enda kasutamine selle juures kannataks. Mis edasi? Juhul meil on käes numbrid meie ostuprotsessi toetada, mis on meie ostuprotsessi toetada võiksid, siis on tööriistal olemas minekus laadida vastavad numbrid tootekaartidele miinimumkogust näiteks. Ja täna hetkes on olemas ka tööriist nagu laadade täiendamine, kus juures saab kasutada neid miinimumkoguseid ja sealt genereerida automaatselt juba ostu tellimusi. Ja mida meie siis ise nagu testide puhul tähele panime on see, et me nägime ära, kuidas erinevad andmehulgad ühe või teise meetodi sooritust mõõdest. Siin on esimeses kasutusjuhul oli andmete sisendi küsaga lühpäev 12 nädalat ja üle 6000 müüdud lühku, 3 erineva toote ja 3 erineva asukoha lõikes ning Sarimaksi 3 nädala ennustustulemused siis pildi sinine joon siis näitab ära tegelikkust ja roostas näitab või punane näitab ära konkreetselt ennustatud tulemust ja täpsus, mis me selle saime 82%. No siin täpsuse hindamise puhul ongi olulisem ikkagi kasutajapoolne tagasiside, kas antud täpsus rahuldab või mitte. Ja siinkohal siis tasub tarkvastujuht tegutsusega, kas antud täpsus jääb meil palule piiresse, siis me võiksime neid numbreid kasutada näiteks ostu planeerimiseks või mitte. Ja kui mitte, siis oleks minna tagasi mudeli genereerimise juurde ja proovida leida siis parem tulemus, valida teine mudel näiteks. LSTM siis siin jäi juba natukene alla selle tulemusel, mida suutis siis Sarimaaks genereerida. Järgmine kasutusjuhu korral siis me lasime mõlemal meetodil teha ennustus ainult ühe turuslõikes, mis oli meie kohus. Ja me tõstasime keerukust tõstes kordades toodete asukohtade müüdud koguste hulka, mille puhul siis masin mudeli koostab. Ja selle tulemusel me näeme, et Sarimaksi puhul on ennustus jätkuvalt täpne, kuid LSTM-il tekib probleem leidmaks siis andmetest mustrit, mis paneksid ennustuse hea koondusega, seetõttu ei suuda anda sama väärset tulemust kui näiteks Sarimaks. Kolmandaks me läksime siis juba LSTM-i ette, mis ja võrdleme siis tema võimekust võtta arvesse ühte tunnust või siis juba mitut. Ja me nägime antud sisendi puhul, me nägime ära, et siis täpselt oli 62 ja me testisime seda konkreetset lahendust veel 100 kordi, enne kui me jõudsime siis konkreetselt tunnusteni, mis võiksid meil seda täpsust parandada ja selle kasutusjuhu puhul siis tal oli vaja toote hinda ja langedust, et genereerida juba parem tulemus. Ja viimane kasutusjuht, mida tahaks välja tuua, on pühad. Et siin me vaatame jõule ja pühade puhul oli natuke keerukas aru saada, kas see mudel siis tegelikkuses ka aru saab, et meil pood on kinni või mitte ja nii edasi. Siin me näeme, et 25. laupäevas oli meil pood kinni, aga me tekitasime talle fiktiivse
24. novembri, kus siis on näha, et müügid justkui läksid ülesse ja teisalt meil siis oli võimalus näha, kus siis müügid läksid nulli konkreetselt siis 25. detsembril. Ja nüüd me ise arvasime, et mudel teeb ainult seda, et konkreetselt ikkagi võtab arvesse mingi aritmeetilise keskmise ja siis pakub näiteks siis 24. novembri, 25. detsembri tulemuse põhjal mingi keskmise ja siis kuvab seda meile, aga meie kahjuks siis või tema õnneks siis ta suutis ikkagi näha näiteks 4. jaanuari puhul, mis on samuti fiktiivne püha. Ta võttis siiski arvesse konkreetse 4. jaanuari siis päeva eelmised tulemused päeva, et tegi siis erudeeritud järsmuse, et milline see number siis olema peaks. Kokkuvõtteks, et kui lahendus võib-olla ei anna teile väga täpselt aru saada, miks mul masinapid täna just vajalik on, siis mina võtsin sellele sellise nurga, et kui teil täna juba ERP-is on olemas üle 10 000 tunnuse, mis lähevad kaudsemalt mõjutavad teie müügitulemusi ja me võtame sinna kõrvale näiteks ka EGOE, kus omakorda tuleb neid 1000 tunnuseid juurde, siis mingil hetkel me võime leida ennast olukorrast, kus inimene ei suuda andmetest leida mustreid, mis võiksid aidata meil paremini planeerida oma ladu ja sellest tulenevaid probleeme siis vältida või reageerida nendele kiiremini, olla rohkem proaktiivsed nende faktorite mõjuga või reageerida siis nende sündmuste mõju tarbijaks kiiremini, siis ma ütleks, et masinõppe võikski nendest olla siis üks nendest kasulikest tuuridest, et seda teha ja sellest tulenevalt võita uusi või hoida olemasolevaid kliente teie juurest. Ning kuna tegemist ei ole ainsa lahendusega, mis täna ERP-süsteemis on masinõppet, et kui me räägime siin, oli just Sigmar Klatšis ja rääkis oma purchase inbox'is, siis ta küll ei tahtnud avaldada, et mis on selle taga, kuidas nende mootor ära tuleb siis pildi pealt andmeväljad, siis ma võin lihtsalt vihjeks öelda, et see taga on samuti masinõppe. Nii, kuna tegemist ei ole siis viimase asjaga, mis me masinõppe puhul kasutame, siis ja võib-olla ei ole ta nüüd päris kindlad, et kas masinõppe mul täna just vaja on, siis võib-olla üks päev lähiajal need teemad teie ettevõttes ka tõstatatakse ja siis teate, et teil on selline ERP-teenuse pakkuja, kes nendes küsimustes võib lahendusi pakkuda ja teid aitada. Aga kui te nüüd küsite, et kuidas eriti tulevikus veel rohkem müükide puhul erinevaid tunnuseid veel rohkem siis salvestama hakkab, lahendades erinevaid või realiseerides erinevaid kreatuure, siis selle jaoks on mul olemas siin juba üks kolleeg arendusest, meie vanemarendaja Yasin, kes tuleb räägida teile juba täpsemalt, mis asi on ERP-i pilv või ERP-i pilve korraks